Aurora, aeg üles ärgata Uinu kaunitel. Hommikust. Tule paneme midagi selga. Hommikust, ema. Hommikust, tüdrukud. Teie toit on laual, nii et võite alustada. Ja teil algavad 15 minuti pärast tunnid. Mida? Ja meil läks jau, ema. Kas ma viin neid autoga? Me lähme jala. Me jõudsime vist isegi õigeks ajaks. Vabandust, millal tunnid algavad? Tunnid algavad paari minuti pärast. Ilmselgelt oleme me liiga kiired. Okei, lähme oma kappide juurde. Kas sa tahad pärast tundi otse koju minna? Ma mõtlesin, et äkki me võiksime natukene linna peal lihtsalt niisama ringi jalutada ja nii. Okei, täna teeme siis seda. Okei, me võiksime nüüd minna. Lähme klassi. Okei. Nii, ja mis tuleb selle tehte vastuseks? Aliana. 37. Ei, ma küsisin Alianat. Mina olengi Ariana. Ma ajasin teid jälle segamini. Vabandust. Aga 37 on õige vastus. Lähme nüüd tunniga edasi. Niisiis. Hei. Ma kuulsin, et te teete absoluutselt kõike koos. No, kuna te olete õed. Kas see on tõsi? Jaa. See lihtsalt tundus natukene veider, kuna tavaliselt õed vihkavad üksteist. Okei, aga meie oleme absoluutselt parimad sõbrad. Me teeme kõike koos. Okei, head aega. Okei, me võiksime hakata minema, kuna tunnid on läbi, seda saad linna peale minna. Okei, lähme. See oli nii lõbus. Jaa, oli küll. Me võiksime seda tihedamini teha. Lähme. Kus on raha? Ma ei tea, millest sa räägid. See raha, mille me selle tüdruku tapmise eest saime. Kus see on? Mul ei ole seda raha. Me teame, et raha anti sinu kätte. Kus see on? Ma kulutasin selle raha juba ära, okei? Saan selle raha uuesti kokku, ärge muretsege. Me peame siit kaduma. Tule. Tule, lähme. Keegi oli seal. Enam pole siin kedagi. Sellel auton on pardakaamera. Mõtlen selle. Said sa selle? Jah. Lähme. Nii. Anna mulle see. Käisite maratonil või? Te lähete nii väsinud. Võib nii öelda küll. Okei, aga kas te tahaksite midagi süüa? Me ei ole näilased, aitäh, ema. Tule odan. Jumal küll, need mehed teavad nüüd, et keegi oli seal ja see on minu pärast. Pole midagi. Need mehed ei tea, et need olid meie. Kuidas nad peaksid teadma, kes seal oli? Aga mis siis, kui nad teada saavad, et need olime meie? Mis siis saab? Nad ei saa teada. Kõik läheb hästi. Kõik läheb hästi. Ma luban. Hei, kuule, sa võid täna üksi koju minna. Ma pead raamatukogus käima ja mõned asjad korda ajama. Okei, näeme siis kodus. Tšau. Tšau. Okei. Hei. Haha, väga naljakas. Okei, tundub, et autosid ei...
sa oled ikka veel elus. Head ööd. Jumal küll, oled sa okei? Tere, mul on kohe vaja kiirabi. Jess. Aurora vist jõudis. Ma miksin politseinik on. Ma ei tea veel, aga tule siia. Tere, kas teie olete Rihanna? Aurorale? Jaa, olen. Mul on väga kahju, aga Aurora on surnud. Mida? Teda rünnati siis, kui ta koolist koju tuli. Pole võimalik. Mul on väga kahju. Ei. Miks see juhtuma pidi? Hallo? Kas siin on keegi? Kus ma olen? Tere, Aurora. Kes sa oled ja kuidas sa mu nime tead? Ma olen Ingel. Kus ma olen ja miks ma siin olen? Aurora, sa oled surnud. Ja sa pead tulema koos minuga. Ei, ma ei saa surnud olla. See on mingi nali. See pole mingi nali, Aurora. Sind tapeti. Ma usun sind. Kas mind tappis üks nendest meestest, keda me nägime minu aega ennem? Jah, oli küll. Sellisel juhul ei lähe ma mitte kuskile. Kui need mehed teavad, kes olen mina, siis tegelikult teavad nad ka, kes on minu õde. Nad arvatavasti tahavad ka teda tappa. Järelikult on see sinu õe saatus. Ei, see ei ole tema saatus. Minu õde ei sure veel niipea ja ma kavatsen selles veenduda. Mida sa teha kavatsed? Tagasi minna. Ma lähen tagasi kummitusena ja sa ei saa mind takistada. Ma ei suuda uskuda, et see päriselt töötas. Oli Jahna. Ilmselt ei näe ega kuule mind keegi, kuna ma pole ju päriselt elus. Ariana? Aurora! Ma arvasin, et sa oled surnud. Tegelikult olengi. Aga kuidas sa siis siin saad olla? Ma olen kummitus. Ja sina oled ainus, kes mind näeb ja kuuleb. Miks sa surema pidid? Miks? Ma tean, kes mu tappis. See oli üks nendest meestest, keda me tol õhtul seal maja taga nägime. Tead küll, need, kes tapsid selle teise looma. Kuidas nad teada said, kes me oleme? Ma ei tea, kuidas nad teada said, aga ma olen siin, et sind kaitsta. Nii kaua, kuni mina olen siin, ei juhtu sinuga mitte midagi. Ma soovin, et sa ei oleks surnud. Ma ei taha ka surnud olla, aga midagi pole teha. Kas sa tead, et sa oled nädal aega surnud olnud? Ei teadnud. Aga kuidas emal läheb? Ta on väga õnnetu. Ta nutab väga tihti. Aga sa peaksid magama minema. Homme on koolipäev. Olgu, head ööd. Ma teen lihtsalt midagi. Kas sa ei tahagi magada? Mul pole und. Ma arvan, et see tuleb sellest, et ma olen kummitus. Okei, head ööd.
Lõpuks ometi. Sa ei kujuta ette, kui igav mul siin öösel oli. Sa magad nii kaua. Ma ei suuda isegi kirjeldada, kui igav mul oli. Jumal küll. Sa oled meie toada kodistanud. Aitäh. Ma valin midagi selga ja siis saame minna. Ma juba valisin sulle öösel riided, kuna mul oli igav. Pane see selga. Okei, lähme siis kööki. Tere hommikust, ema. Ma otsustasin, et ma tahan jälle kooli minna. See on väga tore. Ma panen sulle kohe hommikusööki. Kas sa pole terve selle aja jooksul, kui ma olen suurendanud koolis käinud? Ei. Söök on nüüd laual. Aitäh, ema. Ma igatsen söömist. Mul on söödud. Ma lähen, ema, tšau. Ilusat koolipäeva. Hei, vaata seda. Vaata. Aliana. Mida? Aliana. Kõik on hästi. Aliana. Mul on väga kahju selle pärast, mis juhtus. Aliana. Aliana. Kõik on hästi. Miks ma üldse arvasin, et ma suudan tagasi tulla? See on liiga raske. Hei. Kõik on hästi. Ma ei suuda seda teha. Miks ma üldse arvasin, et ma suudan kooli tagasi tulla? Ma tean, et sa oled siin, aga sa oled ikkagi surnud. See pole sama. Kõik läheb hästi. Sa pead lihtsalt tugev olema. Ma püüan. Tule. See on kiri. Mis seal kirjas on? Ema on öövalves. Ehk ta tuleb alles hommikul. No, ju siis on maja meie päralt. Okei, lähme oma tuppa. Mida ma siin ära teen? Sa ei pea muretsema. Sa saad tagasi minna. Aurora, kas sa märkasid, et sinu surmast on nädal aega möödas? Jaa, ma tean seda. Mina tegin niimoodi, et sa eile jõudsid ehk nädal aega pärast sinu surma. Miks sa seda tegid? Täna öösel juhtub midagi ja kui sa tahad, et sinu õde jääks ellu, pead sa olema täna öösel valmis kõigeks. Mis täna öösel juhtub? Sa pead nüüd tagasi minema. Ma olen tagasi. Täna öösel juhtub midagi ja ema pole ju kodus. Ma pean olema valmis kõigeks. Aliana, ärge üles kohe. Mis sa tahad? Liiga vara on. Hommik pole ju veel. Nad on siin. Need mehed on siin. Aga kuidas nad teadsid, kus me elame ja... Kuidas sa... Sa pead peitu minema. Pole aega seletada. Ma lähen liidekappi. Hulluks oled läinud või? Liidekappi ei tohi minna. Miks? Ega sa rumal ei ole. Igas filmis, sarjas ja üldse mingis teleshow's värgis minnakse liidekappi. Sinna nad ootavad kõik esimesena. Mine voodi taha. Seal on hea koht. Sul on õigus. Aga kuhu sina end peidad? Ma olen kummitus. Ma ei pea end peitma. Jah.
võta telefoni ja helista politseisse. Ma lähen ja juhin nad eemale. Okei. Otsi kõik läbi. Jess. Ma võitsin meile natuke aega, kas sa helistasid politseisse? Ja nad ütlesid, et nad jõuavad 5 minuti pärast siia. Olgu, mine pikali ja ära tule veel välja. Ma lähen vaatan, kus nad on. Oi. Kas sa kuulsid seda? Kuulsin küll, lähme. Tere. Teda siin. Adriana. Sa võid välja tulla. Tänu taevale. Ma teen kõik, et sind kaitsta. Ma ju lubasin. Kas teie olete Adriana Pärn? Jah, ma olen. Palun tulge minuga. Sa pead rääkima sellele politseinikule kõik, mis juhtus. Olgu. Mul on teile paar küsimust. Kas te teate, miks need mehed olid teie majas? Jah, ma tean. Kas te saaksite palun rääkida? Nädal aega tagasi läksin mina oma aega peale tunde ehk peale kooli. Lihtsalt niisama linnas majade vahele olema, lihtsalt puhkama. Ja me nägime, kuidas sinna maja taha sõitis üks auto, kus tuli välja 3 meest. Need mehed rääkisid midagi sellest, kuidas nad olid kellegi tapnud ja et üks nendest oli kogu raha endale hoidnud ja selle ära kulutanud. See mees, kes oli raha endale hoidnud, lasti maha. Mina ja minu õde nägime seda ja kui me hakkasime ära jooksma, kopardasin mina ühe ämbri otsa. Ilmselgelt meid kuuldi. Need mehed said ilmselt aru, et keegi oli seal, aga mul pole õrna aimugi, kuidas nad teada said, kes mina ja mu õde oleme. Ja üks nendest meestest oli arvatavasti ka see, kes minu õe tappis. Kas sa oskaksid neid mehi kirjeldada? Ma võin proovida. Siis ma paluksin sul tulla homme pärast sinu tunde politseijaoskonda. Me võtame sult siis täpse kirjelduse. Adriana. Ema? Tule siia, kallis. Ema, kuidas sa siia teadsid tulla? Politsei helistas mulle ja ma tulin kohe siia. Mis siin juhtus? Maia murti sisse. Kas need sissemurdjad saadi kätte? Ei, kahjuks mitte. Nad jõudsid põgeneda. Tänan. Aga kõige tähtsam on see, et sinuga on kõik korras. Jah, ema. Me peame selle paganama tüdruku ruttu tapma. Me ei saa enam midagi teha. Liiga hilja on. Me ei saa enam täna õhtul rünnata. See on liiga ohtlik. Ja homme läheb see tüdruk kindlasti politseisse. Kõik on läbi. Mind ei huvita isegi enam, kas ma lähen vangi või ei. Ma tahan lihtsalt sellele tüdrukut tappa. Sa oled hulluks läinud. Ja kuidas sa kavatsed teda tappa? Ma lähen homme ta kooli ja tapan ta seal. Sa oled täiesti segi läinud. Võib-olla olengi. Oled sa valmis politseisse minema? Ma pole täiesti kindel. Ära muretse, kõik läheb hästi. Ja mina olen su kõrval, nii et sa ei pea kartma. Aurora. Nii, kes liigutab, seda ma tulistan. Oh my god, ma saan liiksuda. Siin sa oledki. Ei!
Aurora? Aurora, nad näevad sind. Ma tean seda. Sa suutsid seda. Kas Arianaga saab nüüd kõik korda? Temaga saab nüüd kõik korda. Aga sina, Aurora, oled tõestanud, et sa teed kõike, et kaitsta neid, keda sa armastad. Ja sellest tuleb ka tasu. Ma saan su ellu äratada, aga kõik unustaksid, et sa üldse kunagi surnud olid. Ma teen seda. Ma ärkan ellu. Aga kas saaks teha vaid ühe muudatuse? Aurora! Ma arvasin, et sa oled lõplikult läinud. Kuidas sa siia tagasi said? Ma olen elus. Päriselt elus. Aga kuidas see võimalik on? Ma sain ellu ärgata. Aga niimoodi, et kõik unustavad, et ma üldse kunagi surin. Kõik on niimoodi, nagu ma polekski kunagi surnud olnud. Ja sina oled ainus, kes mäletab, mis vahepeal tegelikult juhtus. Ma tahtsin, et sa mäletaks. Ma olen nii õnnelik, et sa elus oled. Me võiksime midagi selga panna ja kooli minna. Hea, lähme. Kõige vastikum osa üldse on see, et mul läks nii kaua, et seda kõike talle lihtsalt peale panna ja nüüd ma pean selle kõik lihtsalt julmalt ära võtma. Et seda filmida ma kasutasin tervet seda riiulit, siis natukene seda riiulit klassi jaoks ja seda riiulit seal kooli jaoks.